ütleme tere päevast kõigile jalgpallihuvilistele siit Pärnust Mai tänava Kunstmuru staadionilt, kus algamas Premium-liiga 7. vooru eelviimane kohtumine ja kohalik Pärnu Vaprus on võõrustamas kaugelt idapiiri äärest külla sõitnud Narva Transi. Aga Juri Frischeril vile õige pea suus on meeskonnad valmis. Dmitri Kopp paneb palli mängu ja Premium-liiga 7. voor siin Pärnus on oma avapaugu saanud, nii et käime üle meeskondade koosseisud. Jakovlev mängib Ljokinist mööda, viib palli kasti, ohtlikult viib palli kasti. Jätkavad seal Lvov ja tuleb pall ja seis on 1-0. 20 minutit sai täpselt täis tiksuda, kui German Kurilvov viib Narva Transi 1-0 juhtima ja tähistatakse väravat ka vääriliselt, aga Lvovi poolt siis 1-0. Näeme, see rünnak algas sealt vasakult äärelt, kui Jakovlev tegi väga hea. Nüüd ju omakorda Transil vasakul äärel Jakovlev pääseb löögile, Vainu tõrjub ja Lvovil võimalus praktiliselt sealt tühja lüüa, oli Vainu murul pikali, aga jällegi on siin Pärnus päike välja tulnud, nii et loodetavasti seda päikest siin meil ka püsib, kui Lvov mööda paremat äärt minemas on. Palli kasti viib ja peaga sealt löögile pääseb Lvov. Palli Jakovlevile, pääseb mees löögile ja seis on 2-0. Dmitri Kopp lööb oma hooaja 4. värava. Mehe värava tähistusi oleme näinud ka välismaa portaalide vahendusel, seekord suhteliselt tagasihoidlikult. Tuli ootamatult, aga ju midagi nii-öelda katastroofilist toimunud, aga 2-0 kaotus on tõsiasi. Siit 7. voorust ei suutnud Pärnu oma 1 punktile lisa tuua.